Me oleme kuskilt tulnud, me oleme mingisugused kehastunud, mingisugustest kosmilistest liinidest, mida me teeme, me taastame DNA-d. Kui me taastame personaalselt DNA-d, me taastame ka selle rassi DNA-d. Me ei mängi ainult enda mängu, me mängime kogu oma rassi mängu. Ma ei tea, jalgpallimeeskond, sa ei mängi üksi seal. Sa võid ise ühe värava lüüa, aga meeskond peab ju võitma. Ma võin ühe värava lüüa, aga kui mulle 2 lüüakse tagasi, siis sellest projektist otseselt kasu ei olnud. Ja tegelikult ka see meie nii-öelda hingede ja planeedi projekt on sama, see on koostöö ja loomulikult 99% koostööd me teeme nii-öelda unconscious, mitte teadlikult. See on mitte teadlik töö ja see ongi mõnes mõttes äge ja mõnes mõttes huvitav, et me teeme seda, me ei tee seda alati teadlikult, aga kui me nüüd ka teame teadlikult, me teeme seda, isegi kui me teeme alateadlikult ja mitteteadlikult edasi, siis see annab nagu topeltvürtsi sellele tegevusele. Ehk siis me saame aru, mis me teeme. Meil tekib missioonitunne. Ja mis meil veel tekib, me ei reageeri enam mõttetustele, mis ümberringi toimub. Planetaarselt igal pool mingisugused asjad, mingid protestid, värgid. Meil ei ole vaja mingi hetk enam nendele reageerida, sellepärast, et see on nagu taustamüra lihtsalt. Suur missioon on hoopis teine. Ma võin neid asju teha, ma võin nagu minna rollidesse sisse, et davai, ma tulen kaasa. Aga see ei ole nagu see, miks ma tulin siia. See on lihtsalt see, et mängin täna Monopoli. No mängin täna Monopoli, mängin täna malet. No mängin malet. Mängin kaart, okei, ma mängin suur kaart. Aga missioon on kogu aeg hoopis teine. See paindlikkus on see märksõna. Me oleme paindlikud ja vaja oleme ka kavalad. Ja see märksõna, et me kõik inimkonnana tuleme ühest kohast, me oleme kõik sarnased, me oleme kõik üks suur pere, üks inimkond. Sorry, ei ole. Et see on illusioon, et me oleme. Jah, me oleme ühel planeedil. Me vastutame nii-öelda ühe oma selle planeedikese eest ja püüame seda hoida, kes vähem, kes rohkem. Aga äraminekud, missioonid, asjad totaalselt, kardinaalselt erinevad. Et siin suur küsimus võib-olla, aga mis on elu mõte? Ühe inimese käest küsid, saad vastuse, teise inimese käest küsid. Need elu mõtted võivad olla 180 kraadi teised erinevatel olematel. Et ei ole nii, et inimestel on kindel üks elu mõte. Elu mõtteid on palju. Jah, me oleme intergalaktiline planeet. Väga ütleme isegi niimoodi, et orgaaniliselt planeet isegi ei tohiks nii intergalaktiline olla. Meil käib siin selline tulnukate liikluse, et siin on, ma olen öelnud, et Tallinn-Tartu maantee liiklus on sama tihe nagu planeet Kuu või Kuu-Mars. Et see meil tuleb aru saada, et see, mis toimub siin mitte nähtaval tasandil, on lihtsalt nii hästi hoitud meie eest varjus. Aga 24/7 toimub elu. Kaubandused, vahetused, toorainete vahetused, laste vahetused, inimeste kaubandus, kõik igasugused erinevad orjandusprogrammid, varastatakse inimesi, tehakse kõik, eks ole. 2010, nüüd on see vist paremaks näinud, 2010 aasta seisuga iga aasta läks 8 miljonit last kaduma planeedilt. 8 miljonit. Sõjad meil siin planeedil on selleks, et hoida meid teatud ajaliinides. 9/11, Babeli torn, Atlantise kataklüs, Lemuria kataklüs. Täna võib isegi öelda, et ka koroona on üks osa nüüd sellest ajaliinist. Kui me räägime nagu sellistest suurtest käivitamistest. Ja see on kõik see, et meid tirida kunstlikult minevikku selge ees. Okei, saate aru, jah? See on minevik, see on tulevik. Mida inimkond teeb? Liigub niimoodi praegu. Miljonid aastad, miljonid päris ei ole, aga ütleme 26 000 aastat on niimoodi liigutud oma elus. Isegi ka teadlikumad inimesed liiguvad selge ees. Multidimensionaalselt tuleb nüüd teha see 180 kraadi vaata. Ma ei pea olema kogu aeg kursis läbi õhtuste uudiste, mis maailmas jälle juhtus või toimub. Sest ma jään ellu. Ma saan otsas mõttes kodus jään ellu, kuna ma ei ole kursis.
Ja teine asi on see, et kui sa keerad ennast tulevikku, siis sa hakkad ju looma. Aga kuidas sa lood, kui sa oled niipidi? Mida sa siis lood? Sa lood minevikku enda tulevikku. Sa süüdistad pidevalt, ma ei tea siis mida, karmat, vanemaid, ma ei tea, keda iganes töökaaslast. Asjad kogu aeg sinuga juhtuvad. Aga need juhtuvadki sellepärast, et sina lood minevikku mustritena uuesti tulevikku. Ta kordub. Sina paned siin ühte lineaarset aega. Ehk siis, mida me kasutame sellist terminit, on multilineaarne aeg. Me räägime, et relatiivsusteooriat on üks kindel, ma ei tea, mingi aeg, mis paneb mööda kosmost. Kogu manifestatsioon paneb mööda ühte ajaliini. No ei ole, neid ajaliine on miljoneid. Ja nüüd ongi need erinevad ajaliinid ja nad kõik toimuvad algloome seisukohalt ühes ajas. Aga sina tajud, et eile oli ju ära ja homme alles tuleb. Aga tegelikult, reaalsuses seda nii ei ole. Homme on ka praegu. Inglise keeles epigenetic overlay. See on epigeneetiline pealiskiht raku ümber ja mis ta teeb, epigenetic overlay lühend on ego, kust tekib sõna ego? Epigenetic overlay. See on täiesti bioloogiline aspekt. Nüüd me räägime, et sul on suur ego. No, aga ma küsin, aga mis ego on? Paks nahk, jah. Ja see saab alguse tegelikult multidimensionaalsetest moonutustest meie enda anatoomias. Ja nüüd ongi see, et sa käidki siin egona ringi, eks ole. Ja tegelikult sa ei saa aru tegelikult, mis seda toodab, mis su kehas on valesti. Ja see saab alguse väga sügavatelt tasanditelt. Ehk siis see membraal loob spiritkeha anatoomia sisse oma võrgustikku, mis hakkab töötama inimese olemi valikute vaba tahte vastaselt. Vot siin tekib nüüd see koht, et ma ju ei ole valinud seda. Kuidas see saab minuga juhtuda, kui ma tean 100%, ma ei ole valinud seda. Ja nüüd on nagu küsimus, et kus on sinu info välja tulnud see karmamembraan. Ja nüüd seda tuvastada, seda mustrit läbi näha. Ta on mingi muster, ta on mingi programm, ta on mingisugune spetsiifiline musterprogramm. Ta võib ollagi tulnud, tont teab, kust ta on ju ka vanemate liinidest ja erinevatest programmeeringutest, ühiskonna programmeeringutest. Nüüd sa oled selle omaks võtnud ja nüüd ta häirib sinu elu loomist. Ja ta ongi nüüd see konkreetne sinu spiritkeha anatoomias on see sees. Ja nüüd ongi see, et meil tuleb leida need kohad ülesse ja need karmamustrid ise läbi oma suhtumiste, vastutuste, käitumiste üle kirjutada. See käib ülekirjutamine. Vigase faili põhimõtteliselt hakkad seda vigast faili parandama kogu aeg. See on see töö, mida me siia oleme tegelikult tulnud tegema suures pildis. Muidugi läbi ka kõik muud igasugused tööd. Ise ennast taastame, ise endale oleme appi tulnud. Ja loomulikult võib olla ka see, et keegi kosmilisest perekonnast lähedastest me näeme ülevalt, et on nii keerulised situatsioonis ja me tuleme teeme kuidas ma ütlen siis, läbi rännet on ju, kiire projekt, kiirelt sisse, kiirelt välja. Jump in, jump out. Ja siis ongi need jump in, jump out tegelased. Nad ongi siin nagu tulnukad, nad ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Selles mõttes, et mis ma pean tegema, mis tööd, mis on õige, mis need inimesed siin üldse teha, mis elu see siin üldse on, miks me peame, ma ei tea, vahest küsib, miks ma pean nii palju, miks ma pean üldse sööma, miks ma pean muretsema iga päev selle pärast, mida ma süüa teen täna. Utoopia, miks ma pean? Ja kogu aeg, eks ole, siin need sellised labased elulised teemad on, et miljardeid aastaid pole söönud ja nüüd hakkan sööma kedagi. Ehk siis siin madalas tiheduses, anorgaanilises keskkonnas usaldamine. Siin oli ennem ka korra siin juttu mõningate inimestega, et siin igasugused sündmused meil siin maailmas toimuvad ka siin lähedal. Et kui kergelt minnakse paanikasse või kui kergelt sa oled võimeline tavalise inimese viima
läheb paanikasse, et hakkab tegema emotsionaalseid paanikaseisundis otsuseid. Sõda tuleb, Ukraina ründab, davai, nüüd kõik Eestist minema. Plats puhtaks. Keegi ellu ei jää. Ja see programm oli sees, reaalselt. See oli nii sees, et ma hakkasin isegi mõtlema ära minna ausalt. Ma mõtlesingi, et kui kõik lähevad, ma lähen ka siis. Ja mismoodi suudeti ja mismoodi sulle tuuakse siis neid infokilde. Insiderid ütlesid seda, et see kuupäev hakkab sõda. See kuupäev on tankid seal. See kuupäev juhtub see. Järsku kõik olid insiderid täis. Kõigil on järsku info, millal sõda hakkab. Ja siis ma mõtlesingi, et ongi nii või? Nii lihtsalt käibki või? Et mingi vend lihtsalt teab. Et tuleb. Mõtlesin, et ma pole enne oma 30 eluaasta jooksul seda nagu kogenud ega näinud, et mingi vend nagu nii hästi teab. Siis kui see kuupäev kätte jõudis, siis ma jälle sain aru, et kurat, ma hakkasin veel mõtlema ka selle peale. Kuidas ma... Come on, Ander, Sa kaotad ära kõrgem minausalduse. Sul hetkeks korra võetakse see ühendus ära ja sa hakkad kartma illusiooni. Sa hakkad kartma, sul tekivad pseudomured, pseudoprobleemid. Ja välispidine võimendab seda, su lähedased võimendavad seda, kellel rohkem, kellel vähem, kes rohkem kaasa läheb, kes mitte. Aga lihtsalt üks elementaarne näide, mismoodi seda trigerdatakse sinus. Ja see esimene asi, usaldu sees, kuhu ma jooksen. Mu kõrgem mina tean, kui asi on nii hull, siis ma oleks impulssidega juba ammusid läinud. Aga see käib läbi nii-öelda siis sisemiste teadmiste asjade. See ei käi nii, et mingisugune Jüri teeb kuskil võsas mingi video ja nüüd ma jooksen. See peab tulema reaalselt minu seest see käsk, et ma pean minema, see on nagu koht. Sest kui me siin juba oleme, siis tähendab, kui ma sisse rändajana siin juba olen, siis ma ei tulnud siia mingit elu, mis elu see on, ma ei tulnud siia elu nautima. See ei ole nagu see koht, kus elu nautida. Kolmostas on teisigi kohti, kus selles mõttes, et ma ei osta endale ju soojama puhkust prügimäele. Selles mõttes, ma lähen ilusti kuhugi Poorale või et jah. Mul on prügimäelt vaja sodi välja puhastada ja seda on palju. Seda on väga fucking palju. Või kuidas üldse mõtted tekivad pähe ja siin tekivad tihti ka siin sellised küsimused, et kelle mõtteid sa mõtled? Oled sa mõelnud, kelle mõtleid ma mõtlen? Kas ma mõtlen alati enda mõtteid? Et see infoväli on siin nii paksult segajaid täis, et siin vahest peaks korra maha mõtlema, et kuule, kas see oli ikka minu mõte. Nagu ma olen öelnud ka, suveräänne inimene ei saa käske ja suveräänne inimene ei anna käske. Kui sa oled lõpuni suveräänne, siis kehtivad need 2 reeglit. See tähendab seda, et ma ei tunnista kedagi endast kõrgemat ja ma ei tunnista, et keegi oleks minust madalamal. Ainuke, kes on minust kõrgemal, võib siis öelda, et on Jumal, algallikas. Ja see on tegelikult see nii-öelda ka selline suures allikamastaabis selline võrdsuse printsiip, et kõik on $100. Ei ole keegi 50 ja keegi on 500. Aga millegipärast mõned hakkasid arvama mingi hetk, nad on 500. Meil on ju taas iseseisvumine, eks ole? Täna mõtle kui tore iseenesest, et ikka meeles peetakse, et me oleme iseseisvad. Selles mõttes, et riigina muidugi vaevalt, aga inimestena individuaalselt on nagu tore meeldetuletus, et tõepoolest me peamegi taas iseseisvuma, sest me pole indiviididena iseseisvad olnud väga pikalt kosmilises mastaabis. Indiviididena te ei ole väga pikalt teinud oma isiklikke
otsuseid, valikuid vastu võtnud, et täisteadvel, täisteadlikult, täisusalduses, täiskoostöös oma kõrgema olemusega, kõrgema kvaliteediga, et me liigume sinna aina lähemale. Ja kui nüüd natukene nagu rääkida Eestist, et siis jah, kes siin on New Age ka kasutanud natuke sellist, et planeedi käbinääre ja eks seal on kõigil siuke, eks tõde jääb sinna kuhugi vahepeal, aga jah, ta on kindlasti planeedil üks lüli ja meie keel on väga eriline, meie rahvas on väga eriline. Puhas eesti keel, puhas eesti kultuur ja et sündida siia sisse kuskil 7-8 miljardist oled see miljonist nagu siis välja valitud, sa saad üldse siia sündida. Siin on alati geograafilised omad nõudmised, et siia tulla. See ei ole niisama, et ega DNA võib kanda sind ka Afganistani naiseks, Süüriasse. Millist riiki taha, nimeta ainult üks. Afrikas, Aasias, kuskil, Lõuna-Ameerikas, Venezuelas, tänavate vahel, Kolumbias, Mehhikos. Et võtta üks, viska teine, et kes meist siit vahetaks välja. Nüüd tasub nagu küsida endalt ja mõelda vahest selle peale, et paljud inimesed on see, et siin Eestis ja kõik kehv film ja see, et isegi olen ära läinud korra ja tagasi tulnud ja alati miski tagasi toon mind siia, et selles mõttes on ta püha koht planetaarselt ja kindlasti võiks öelda, mõned on kasutanud sellist terminit, et see asukoht oleks justkui nagu vanajumala selja taga. Kaitstud igasugustest, ma ei tea, looduskatastroofidest enamjaolt, meil ei ole väga siin mingid tsunamisi või orkaane või tornaadosid. Meil ei ole mürkmaduseid, meil ei ole mürkkämblikke, meil ei ole krokodille. Meil on küll sääsed, jah, see nüüd läks natuke pahasti, aga öeldi, et kui plasma tuleb sisse, siis kaovad ka sääsed ära. Palun, mis me peame tegema?